kuidas? Ja Eva-Liisa, kuidas sul on meeles? Võtad topsi kätte ja kallutad seda natukene. No kõigepealt vaata, mis ta seal topsi põhjas teeb. Vaata neid kõiki, mis erinevad vedelikud, täna on meil neid 4, mis iga vedelik teeb sul. Vaata teda pealtpoolt, vaata teda põhjalt, vaata teda külje pealt ja mismoodi see vedelik seal tegustab. Ära sa veel nuusuta. Me tuletame meelde, kuidas see nuusutamine käis. Ära enne nuusutama hakkame, eile natuke rääkisime, jah? Kui sa oled kõik 4 vedelikku ära vaadanud, põhjast, tõsta ta üles, vaata sealt põhjalt ka, misuke ta siis täpselt on sealt põhjalt. Külje pealt, vaata igat vedelikku. Sina ei ole see vaata külje pealt, vaata alt ka, missugune alt on. Ja vaata siis topsi pealt ka, vaata topsi sisse. Niisugune topsi sees pealt vaadata, mis on. Ja niimoodi kõik 4 vedelit, kõik vaata läbi. Kui sa oled ära vaadelnud, siis järgmine ülesanne oli tõepoolest kallutada teda ja vaata, kuidas vedelik käitub topsi sees. Jäta meelde, kuidas käitub üks vedelik, kuidas käitub teine vedelik ja kuidas 3. vedelik käitub. Uuri, mis ta ja siin väga toredasti Teodor ja Liisa juba arutlevad, et kas nad teevad kiiremini kui teine aine, sest sul on peole kirjutatud, mis need täpselt on. Jah, käega seda lõhna püüad ligi tõmmata, mitte nina ära pane purki, sest kunagi ei tea, mis seal purgis täpselt võib olla sellesse topsi. Jäta ka meelde, millised lõhnad sulle seal topsis vastu tuli. Ja arutle siis sõbraga, milline lõhn sulle kõige rohkem meeldis, milline vähem meeldis. Ja Teodor, me natuke segasime, vaatasime, kuidas siis vedelik käitus. Mis me veel peaksime tegema? Mis me veel saime teha? Mõtled, liigutasime, tõstsime lüsikaga üles ja lasime tagasi voolata topsikusse ja vaatasime, kuidas vedelik siis käitub. Ja tee seda jälle kõigi 4 vedelikuga ja jäta meelde, kuidas käitub vedelik. Erinevad vedelikud. Katsu võrrelda, milline vedelik voolab kiiremini tagasi rusika, milline aeglasemalt, kuidas käituvad vedelikud rusika peal just. Milline vedelikest käitub põnevamalt kui teised? Kui sa oled kõik vedelikud nüüd ära rusikaga katsetanud, siis pane käed hetkeks paika. Mulle on väikesed tüsased, kui ta on väga käinud, siis
Pane hetkeks käed paigale. See käterätt enda ette. Sõbrale jääb teine ja nii et kummagil on oma käterätt all. Nüüd tuleb väga põnev ülesanne. Lusikaga tõsta mõni tilk näpu peale vedelikku. Katsu teda, hõõru kahte näppu kokku ja tunneta, missugune tunne sul tekib. Millised mõtted sul sellise tegevuse juures tekivad? Kui sa oled seal ära, siis pühi kenasti näpp jälle puhtaks ja võta järgmine vedelik ja tee seda sama kõigi 4 vedelikuga. Ja pärast võtta ilusasti ära. Kuivata pühi näpp täitsa puhtaks, võta järgmine vedelik. Jäta meelde, missugune tunne sul tekib selle vedeliku katsumisel. Ja võid silmad kinni panna, Mart paneb silmad kinni, täitsa õige mõte, siis saab täitsa õige tunde kätte. Mis tunne tekib meil näppu vahel hoida? Mõni tilk ainult, ja palju ei ole vaja, mõni tilk. Ei hullu. Näed, peaasjad riiete peale. Ja katsu, millise tunne tekib. Jäta siis meelde, millisega tekib kõige põnevam. Vedelikuga, katsu kõiki 4 vedelikku, kuidas nad sinu näpu vahel sulle tunduvad.